Oled jõudnud oma ettekannet ette valmistades järgmise verstapostini. Ideed on kirjas, sa tead, mida sa tahad oma kuulajatele öelda ja tead ka, millised abivahendeid ja keelelisi võtteid sa selleks kasutama hakkad. Sul on olemas lahinguplaan, plaan A. On aeg asuda oma ettekannet harjutama. Varu selleks kõvasti aega. Esinemiskuru Nancy Duarte sõnul peaksid 1-tunnist esinemist ette valmistama 90 tundi. See on veidi rohkem kui pool kuud tööaega. Annan sulle mõned vihjed, kuidas sa saad oma esinemise harjutamist efektiivsemaks muuta. Esinemise harjutamisel on sinu jaoks mitu olulist tulemust. Esiteks saad jälgida, kas sa mahud eeldatud ajalimiiti. Teiseks saad proovida järgi, kuidas su kõne päriselt kõlab. Sa võid olla enda meelest kui tahes hästi oma kõne kirja pannud, aga kui seda on ikkagi ebamugav esitada ja su keel läheb tihti sõlme, pead sa oma sõnastust või lauseehitust ümber tegema. Kolmandaks, kuidas su sõnum sind tundma paneb. Kas oled energiline, kui püüad oma sõnumit edasi anda või tekitab su jutt sinus endaski igavust? Neljandaks, harjutamine vähendab esinemishirmu. Kas või kord harjutamine annab sulle kõvasti enesekindlust. Harjutamiseks püüa luua esinemiskohale võimalikult sarnane atmosfäär. Kui võimalik, mine ja harjuta ka esinemiskohas endas. Ära lihtsalt loe kirjutuslaua tagant oma kirjutist valju häälega ette. Sellel pole harjutamisega mingit pistmist. Tõuse hoopis püsti. Nii saad selgema pildi oma kehahoiust ja kuuled ka ning tunnetad, kuidas su hääl kannab ja kõlab. Harjuta kasutades kõiki plaanitud abivahendeid. Proovi oma harjutamise ajal nii PowerPointi, esemeid kui ka näiteks seda, mida sa plaanid selga panna. Äkki just see jakk või pintsak ei lase sul nii vabalt žestikuleerida, kui sa tahaksid. Või võib-olla on need kingad, mida sa kanda plaanid, liiga kõrged, et neis 45 minutit järjest teiste ees sirgeselgselt seista. Võid palgata endale mõrvarühma. Leia endale sõbrad, kelle ausat arvamust sa usaldad. Luba neil olla kriitiline ja nii detailne kui võimalik. Pole hullu, kui su mõrvarühm ei tea sinu ettekande teemast suurt midagi. See ongi hea. Nii saad harjutada seda, et oleksid võimalikult selge ja arusaadav ka kõige rumalamale kuulajale. Kui sõbrad pole parasjagu kättesaadavad või sa tahaksid lihtsalt omaette harjutada, võid kasutada selleks näiteks ka veebi- või videokaamerat või enda esinemist kas või diktofoniga lindistada. Niiviisi kuuled ära oma kõne selguse ja tempo, lohisevad laused, parasiitsõnad ja näed, kuidas sul kehakeele ja näoilmega lood on. Võid alati kasutada ka peeglit. Ka sealt paistab nii mõndagi, mida sa ehk ei tahakski näha. Väga oluline on harjutades võtta aega. Kui sul on keegi, kes teeb seda sinu eest, siis palu tema abi. Saad seda teha ka väga edukalt ise stopperiga. Arvesta sisse ka planeeritud pausid ja viivitused, kui sa eeldad, et publik naerab või sulle aplodeerib. See kõik võib tunduda naljakas, kuid täpne ajastamine aitab sul ettekannet korrastada. Tee julgelt märkmeid. Kriipsuta ja jooni alla kohti, mis tunduvad eriti olulised või mis kipuvad liialt pikale venima. Pane kirja kõik, mis sulle esinemise harjutamise käigus pähe tuleb. Eksperimenteeri oma hääletooniga, žestidega, kehahoiakuga. Proovi hääldada oma kõne olulisi kohti eriti selgelt. Harjutamine teeb meistriks.